29-aastane tuntud striimer ja Tartu linnavolikogu liige Kris Kärner tekitas oma sõnavõtuga sotsiaalmeedias taaskord tormi holokausti teemal. Ma olen mõelnud, et... Ma isegi ei viitsi seda vaadata. Nii. Enda sõnul tegi värske poliitik jällegi vaid nalja. Nüüd küsimus, kas ta oli nüüd ebaõnnestunud või mitte, ma arvan, et see on nüüd iga inimese enda otsustada. Me vaatasime oma otseülekande vahendusel siis TikTokke. TikTokis tuli ette seesama tujurikkuja klipp, mille siis pealkirjaks on, et Eesti otsib neonatsi. Ja siis mõni tund või mõnikümmend minutit hiljem me siis arutasime Eesti iibe teemadel ja tollel hetkel siis tundus paslik teha siis selline provokatiivne nali. Intervjuu toimumise hetkel Kärner veel ei teadnud, et Isamaal on tema naljadest kõrini. Erakonna esimees Urmas Reinsalu on varasemalt lükanud probleemid Tartu meeste kapsaaeda, ehk las nemad seal ülikoolilinnas kaklevad oma kaklemised omavahel. Täna teatas aga Reinsalu, et Kärner visatakse fraktsioonist välja. Jah, ma arvan, et need teed lähevad lahku. Kris Kärner ja ütleme teed siis Isamaa Tartu linnavoliku fraktsiooniga ja need seisukohad ei ole Isamaa poliitika väärtustega, ma arvan, üldise inimliku loogikaga kooskõlas. Isamaa Tartu fraktsiooni juht Kaspar Kokk jäi täna TV3 uudistele tabamatuks. Küll aga andis ta juba nädalavahetusel Delfile antud kommentaaris mõista, et Kärneri sõnavõtud on lubamatud ning ta kahtleb, kas mees on õppimisvõimeline. Kärner ei salga, et tema väljaütlemised on tekitanud fraktsioonis pingeid. Fraktsiooni esimehel, nagu ka kõikidel teistel poliitikutel, on õigus oma arvamuseks. Üleüldiselt sõnavõttu kohta ma ütlen nii palju, et äärmiselt raske on õppida, kui sind ei õpetata või ei taheta õpetada. Üldine arvamus kui selline on see, et poliitikud justkui oma vabal ajal ei tohi tegeleda siis oma eraeluliste või tööülesannete käigus ka justkui mingisuguse huumori või provokatiivsete väljaütlemistega, et kui sa justkui oled juba jõudnud poliitikasse, siis sa peadki olema totaalselt sile, aga mina sellega justkui ei nõustu. Sotsiaaldemokraatidel on 0 tolerants nii poliitik Kris Kärneri kui ka naljamees 100% vastu. Viimane tegi ju nende suunas ka nalja, mille kohaselt tuleks kõik sotsiaaldemokraadid seina äärde ritta panna ning neile pumppüssiga kuklasse lasta. Lauri Läänemetsa sõnul on Kärneri fraktsioonist eemaldamine küll õige samm, kuid see tuli liiga hilja, sest Kärneri sõnadel ja Reinsalu vaikimisel on juba tagajärjed. Üks noor vähemalt me teame on kaotanud võimaluse koolis õppida ja politseile on tulnud tegeleda tegelikult tagajärgedega ka. Nii et Kris Kärneri sõnadel juba täna on teod. See on mingi iba, millest sa räägid? Väga hea, et Kärner lahkumine fraktsioonist, aga ma rõhutan, et Kärner on Tartu linnavolikogu liige, ehk siis Isamaa on Kärneris sünnitanud ja Urmas Reinsalu tegelikult on pannud... No nüüd mul on sünnitaja ka veel. Tuleb välja, et see ei olegi mu ema, vaid see on hoopis Urmas Reinsalu. Aluse sellele, et Kärnerist saab parlamendi liige ja sellega ongi Isamaa juba kogu Eesti nii-öelda seda kultuuri nihutanud halvemuse suunas. Kris Kärner ei tee saladust sellest, et aasta pärast soovib ta istuda siin Riigikogus nende uste taga. Ma ütlen kohe ära, et ma ei soovi, vaid ma istungi ja see ei pea mitte kellegile meeldima. Ma mitte ei soovi, vaid ma istungi. Punkt. Ja tema sõnul ei saa vanemad poliitikud lihtsalt aru, et selline sõnakasutus on ainuõige viis noorte valijateni jõudmiseks. Vägivalla õhutamine, kellegi läbi peksmise soovimine, kellegi üles poomine, oli Stalinil nägemuses ainuõige viis. Kris Kärner ei ole sentigi parem kui Jossif Stalin. See olen mina siis. Mina see olen. Jossif Stalin.
vend lihtsalt ei saa aru, et sellised inimesed tegelikult on väga ohtlikud poliitikas. Et tegelikult sellise inimesega peaks tegelema nagu sotsiaalvaldkond ja mõnes mõttes ka politsei. See on sotsiaalvaldkonna ja politsei nagu koostöö. Ma ise juba tegelikult näen, et ma olen Riigikogus sees. Tänane küsimus on pigem selles, et millises erakonnas, millises koosseisus ja millises nimekirjas. Kas ma hakkan selliseid asju ka tegema kuskil Riigikogu kõnepuldis, siis sellel on lihtne vastata, et tänaseks ma olen olnud Tartu volikogus circa 5 kuud. Ühtegi sellist provokatiivset väljaütlemist ma ei ole volikogus teinud. Nüüd on küsimus, kes jõuab enne Sealt tegelikult läks veel pikk jutt edasi. Aga okei. Riigikogu valimisi esimesena Kärnerile kosja. Selge on see, et kuigi mehel on suur suu, siis 16+ vanuses valijate seas on tegemist kõva häältemagnetiga. Martin Helme igatahes naeratas laialt, kui kuulis, et Kärner otsib uut koduerakonda. See on tubli poiss, ma käisin Lõpeta ära tee mulle seda, palun, ära ütle midagi, lihtsalt ära ütle, miks sa teed nii, ära ütle mitte midagi. Mis ta nüüd ütleb? Külas pärast kohalike valimisi Mis ta ütles, et ta käis külas mul või? Erakonda. See on tubli poiss, ma käisin tal külas pärast kohalike valimisi, arutasime maailma asju ja ma pean muidugi ütlema, minu mulje oli, et tema päris persoon on hoopis teistsugune see, kui mis tal ekraanil on. Ehk siis ta ei välista seda, et Kärner võib tulla EKRE nimekirja Riigikogu valimistel? Ei, miks ma peaks midagi välistama, aga sellest nüüd uudist teha, et Kärnel tuleb EKRE-sse kindlasti ka ei saa. Lõpetage ära, palun, mida te ajate nagu? Kust nüüd, mida? Mul ei ole mitte midagi öelda, sest ma ei tea mitte midagi. Nojah. Sotsiaalvaldkond ja mõnes mõttes ka politsei. See on sotsiaalvaldkonna ja politsei nagu 4.27 way too far, kui võrdled kedagi Staliniga. Paljud ei saa aru, et Twitchi streamerid teevad sisuliselt meelelahutust ja näitamist, mitte et elab päris elu kaamera ees. Oleks aeg, need vanemad poliitikud uuriksid, kuidas Eesti elu tegelikult toimub, sest valijad ei ole ju ainult 50+ toetan täielikult Kärnerit. Ja nagu, vaata, ja siin on nagu see sotsiaalmeedia või nagu selle streamerite mingi sisu küsimus ka on ju. Et jaa, okei, mu justkui live on ju ära jagatud mingisugusteks sektoriteks on ju, et kui me alustame laivi, siis tavaliselt me räägime, et nii, mis täna toimus on ju, see on esimene sektor, kuda läks, mis tegite, põmm, järgmine sektor, uudised on ju, siis on videod, siis on TikTokid on ju, ja siis peale seda on justkui meil niisama, me mingi arutame, irvitame, ajame niisama paska suust välja ja siis sellele tõenäoliselt järgneb siis mingisugune pelamine, kus me mängime mingi arvutimängu. Mis see nagu, kuhu see nagu välja jõuab siis, et mingi, mida ma veel ei tohi teha? Sellised inimesed on väga ohtlikud poliitikas, väga õige, kas ta on midagi sellist Riigikogu puldis öelnud? Ei, laske inimesel oma eraelu elada meelelahutajana. No jah, okei, mitte Riigikogu puldis, aga volikogu puldis. Teiste eliitpervertide, sealhulgas Marko Mihkelsoni suuste suur lähtestamine algab Kärneriga. Küll meie aeg veel tuleb. Enda sõnul tegi värske poliitik. Kaustist ilma, aga küll meie aeg veel tuleb. MEP. Ma ütlen ausalt, ma ei olnud isegi seda klippi nagu näinud. Nagu niimoodi spetsiifiliselt. MEP-ikene. Ma lihtsalt kõikidele sotsiaaldemokraatidele tahaks hingele panna, et tegu oli MEP-erinaatoriga ja ma arvan, et ta tuleks viivitamatult oma töökohustust vabastada. Ta elab kuskil Viljandi linnas ja ta on äärmiselt halb inimene.
Õnneks teda töökohustustest eemaldada on raske, sest ta just nimelt on töötu. Aga jätkame. Kris pole midagi valesti ütelnud. Pigem valin selle ühe tegelase, kes võib saasta suust välja striimimise ajal, aga kes vähemalt teeb midagi, kui absoluutselt kõik teised, kes munni situvad päevad läbi. Komöödia on subjektiivne, sõnavabadus ka kehtib, ei saa sellised lumehelbekesed olla. Niimoodi me küll ei ela seda sajandit rahvana üle. Kuidas saab õppida, kui ei õpetata? Pro. Läänemetsal endal kriminaalasi tiksumas ja kui süüdi mõistetakse, siis kriminaalne erakond ka, need sotsialistid. Real. Aga jah, see lause, et kuidas saab õppida, kui ei õpetata, oli suunatud Kaspar Koka sellele, ma ei tea, kes täna Delfis avaldatud või mingi päev Delfis avaldatud mingisugusele sellele arvamusele või väljaütlemisele, et kahtleb, et Kris Kärner on õpivõimeline ja siis ma ütlesin sellele vastu, et ei olegi võimalik õppida, kui ei õpetata. Sest ma ei tea, kuidas te kujutate ette, et kuidas nagu poliitika käib, aga et sa lähed justkui erakonda ja siis seal erakonnas on mingid inimesed, kes mingi tegelevad sinuga või? Kas siin tõesti kujutab siukest asja ette või? Et kuskil erakonnas on siis mingid inimesed, kes hakkavad sind õpetama või? Siukest asja ei ole. Sa oled erakonda, sa saad prossa üksi. Põksud seal. Kõik, mis sa teed üksi, lihtsalt paugutad minna.